Ja tere õhtust kõigile! Nüüd on Prima Vista külalisena teie ees Hispaania kirjanik Munira Tšemi ja tema kõrval istub tema tõlkija Klaarika Kaldjärv. Eesti keeles on Munira Tšemilt võimalik lugeda ühte romaani pealkirjaga Elus asjad, mis on siis Klaarika tõlgitud. Eelmisel aastal ilmus Toledo kirjastuses. Veel korralduslikest asjadest ütlen nii palju, et kes ei suuda hispaaniakeelset vestlust jälgida, loodetavasti on kõik saanud kõrvaklapid ukse tagant. Ja pärast, kellel tekib huvi veel, saab osta seda raamatut ja kirjanikult muidugi autogrammi küsida. Ja täname veel selle kohtumise eest ka Hispaania suursaatkonda, kes on kirjaniku reisi toetanud. Ja nüüd siis juba jätkame hispaania keeles. Bienvenido, Munir. Es una alegría tenerte aquí. Tere, Munir. Mul on väga hea meel, et oled täna siin meiega ja annan teile sõna. Kas kõik kuulevad tõlget? Suurepärane. Tere päevast. Kõigepealt Mari juba juhataski. Siis alustagemgi kohe küsimustega seega. Räägi meile kõigepealt natuke endast, kes sa oled, mida sa oled õppinud, kus sa elad ja mida sa peale kirjutamise veel teed. Ja meelega, aitäh Klaarika, aitäh Mari, aitäh Toledo kirjastusele, aitäh kirjandusfestivalile, mul on hea meel siin olla. Ja aitäh võimaluse eest, et ma saan rääkida hispaania keeles väga sageli. Ma pean rääkima inglise keeles kirjandusfestivalide ja loomulikult on minu jaoks palju lihtsam rääkida hispaania keeles. Kust ma pärit olen, see on päris keeruline küsimus. Alustasite kõige keerulisemast. Ma sündisin Madridis, veetsin lapsena ka Alžeerias mõned aastad, mu isa on sealt pärit, seejärel kolisin aastaks Buenos Airesesse, siis 13 aastaks Granadasse, siis Pekingisse, tagasi Buenos Airesesse, siis uuesti Pekingisse, nüüd olen tagasi Madridis. Nii et ma olen pidevas liikumises ja ma ei usu, et see oleks hea kirjaniku elule, just sellepärast ma võib-olla olengi vaene, et ma pidevalt niimoodi ringi reisin. Aga peale kirjutamise tegelikult ma tegelen paljude asjadega ja ma olen üllatunud, et ma hakkasin kirjutama. Ma arvan, et keegi ei arva lapsena, et temast saab kirjanik. Ja kui ma hakkasin kirjutama, siis ma ka ei arvanud, et ma hakkaksin rääkima oma raamatutest. Ma arvasin, et pigem hakkan ma tõlkima. Hakkasin kõigepealt tegelemagi hiina keelest ja inglise keelest hispaania keelde tõlkimisega. Sa räägid mitmeid keeli, mis ei ole omavahel kuidagi seotud, nagu hiina keel, hiina mandariini keel. Kuidas sa selleni jõudsid? Ma ei tea. Sageli ongi ju nii, et kui tagasi vaadata, siis on raske aru saada, kuidas ma siia jõudsin. See ei olnud kunagi minu plaan jõuda siia, kus ma täna olen. Kui ma magistrikraadi tegin, siis keskendusin Ladina-Ameerika kirjandusele ja mu doktorantuur keskendus Borgesele. Ja see oli periood, kus palju Hiina tudengeid tuli Hispaaniasse õppima, ma tutvusin nendega, mulle meeldis nende kultuur ja tänu ühele programmile, mis võimaldas mul Nanjinis Hiinas veeta 1 kuu, tutvusin riigiga, see meeldis mulle ja ma läksingi sinna ja lõpetasin ühes ülikoolis töötades. Aga Hiinas on ülikoolis töötada väga keeruline, see on raske teekond ja sa ei tea kunagi, kuhu sa sellega jõuad. Mina ei arvanud, et ma Granadast sinna jõuaksin, aga nii see juhtus.
Niisiis, sa sündisid Madridis, aga kas sinu lemmikkoht elamiseks on endiselt Granada? Jaa, nii see on. Oled juba maininud erinevaid keerukaid kohti, kirjaniku elu. Kuidas tänapäeva Hispaanias on selline kirjaniku elu? See on imelik. Mulle tundub, et kui sa oskad tegutseda, siis ei ole see paha. Meie, kes me taotleme toetusi, meil ei ole nii kehv elu. Kes pakuvad Hispaanias stipendiume kirjanikele? Need on eraalgatused. Riiklikud toetused on väiksemad. Aga jah, sellest kirjanikud üldiselt elavad. Samuti on hetki, kus näiteks kellegi raamatust tehakse film ja siis sa võid päris palju teenida, aga siis on jälle aastaid, kus on keeruline. Aga sinu raamatutest ei ole filme tehtud. Tegelikult ühte praegu tehakse Ühendkuningriigis. Ma ei tea, kas sellest on võib-olla vara rääkida. Ma ei tea, kas sa tahaksid sellest lähemalt rääkida? Kui sa ei soovi, siis ei ole vaja. Ei, lihtsalt ma ei oska võib-olla öelda selle kohta täpsemalt. Ja sellest filmist tahaksin teha. Jah, seda hetkel on see väga algusfaasis, praegu alles otsitakse rahastust selleks, nii et ei oskagi muud öelda. Väga põnev igal juhul. Olen näinud mõnda intervjuud sinuga, YouTube'is on neid mitmeid ja mulle tundub, et sa oled öelnud varasemalt, et tõlkida on lihtsam kui kirjutada. Kas seletaksid seda pisut lahti? Miks see nii on? Tõlkimisel on ju ka omad keerukused. Ja võib-olla ma valisin vale sõna. Lihtne ei ole võib-olla kõige parem sõna. Mul on natuke piinlik sinuga tõlkimisest rääkida. Miks? Sa oled ju tõlkinud rohkem raamatuid kui mina. Aga jah, ikkagi tõlkimise puhul on mitmeid küsimusi. Minu jaoks on oluline, et tekst oleks hästi kirjutatud hispaania keeles, et seda oleks hea lugeda. Näiteks, kui see on korea keelest tõlgitud, siis see peab olema hispaania keeles hästi väljendatud. Samas peab see loomulikult olema nii lähedane kui võimalik originaalile. Ja tõepoolest, mulle tundub, et tõlkimine on sarnane kirjutamisele, see on loov, aga samas kõige raskem osa on juba tehtud, ehk selle loo ülesehitamine, tegelaste loomine. Aga loomulikult on seal ka omad keerukad kohad. Ja mulle tundub, et kui hakata kirjutama, siis see on puhas leht, sul on kõik vabadused. Ja kui sa pühendudki kirjutamisele, siis saad sa teha, mida sa soovid. Aga samas, kui sa tõlgid, siis tekst on juba olemas, see piirab sind. Aga teinekord on hea, et on sellised piirangud. Ja seda ka. Aga teinekord on tunne, et mina tahaksin seda kuidagi teisiti väljendada. Muidugi, ka teisiti võib väljendada, ega see ei ole ju nii range. Aga pärast hakkavad tudengid seda analüüsima magistritasandil, doktorantuuris ja nad saavad kõigest aru, mida tõlkija on otsustanud teha. Ja mina teen
teha sellist tõlketööd ja see on minu jaoks väga meeldiv. Ma teen seda vabatahtlikult, näiteks Chen Li, kes on üks Taiwani poeet, luuletuse hiljuti tõlkisin ära. Ja tema ütles midagi sellist, et pärast musta talve tuleb valge kevad, nii et selline värvide mäng oli seal, kuidas sõnad toimisid koos ja ma tundsin, et ma pean midagi uut täiesti looma, sest see oli selline kultuuriline asi, mida ei saanud tõlkida. Aga on tõsi, et kui ametlikult kellelegi tõlkida, siis peab olema väga, väga ettevaatlik. Ja näiteks hispaania keeles on meil meessoost, naissoost ja kesksoost sugu võimalik kesksoost sugu ei ole võimalik väljendada, aga korea keeles ei olegi sugusid. Tõepoolest, ka eesti keeles tõlkimisel on seesama probleem. Eesti keeles ei ole sugusid, aga hispaania keeles tuleb valida mingi sugu. Isegi kui eesti keeles ei ole see sugu kuidagi isegi defineeritud või oluline. Aga tõepoolest olen nõus, et tõlkijal on teatavad vabadused, samas on ka kriitikutel omad vabadused hiljem. Aga miks Borges? Ma ei tea. Borges on igal pool ju. Minu jaoks oli Borges kõige tugevam kirjanduslik mõju. Mul oli üks tüdruksõber, kes ütles, et ma peaksin lugema Borgest. Mina arvasin, et 100 aastat üksindust on parim, mida on võimalik kirjutada, aga siis lugesin ma Borgest ja see oli minu jaoks šokeeriv, mida on võimalik luua sõnade abil. Ja mulle tundub, et kui sellest aru saada ja seda mitte mõista ja samas sulle see meeldib. Kui sa saad aru ja see meeldib sulle, siis on kõik hästi. Aga mõnikord sa ei saa aru, aga sulle meeldib. Minul oli Borgesega niimoodi, et ma ei saanud aru, mida ta ütleb. Aga kui ma lugesin esimest korda Hargnevate teede aeda, ma ei saanud aru, aga ma tahtsin veel lugeda. See oli mulle väga, väga oluline. Ma tahtsin lugeda, kuni ma hakkan aru saama. Ja ma ei ole peatunud. See on huvitav tunne, et sa võid lugeda Borgest ja sa isegi ei mõista kogu seda loogikat selle taga, aga siiski tundub see sulle salapärane. Ma ei tea, mis sõna isegi kasutada. Borges ütles, et see on nagu mingisugune paljastus, mida ei pruugi sa isegi aru saada, et isegi mina ei saa hetkel kõigest aru. Hästi, et seal on nagu neli erinevat taset ja ma pean natukene seal mõtlema kirjanduse olemusele. Sinu doktoritöö oli Borgese mõjust hispaania kirjandusele. Tahad sa natukene seletada, milline see mõju oli? Minu probleem oli selline, et see on totaalne, et Borges on igal pool. See on nagu viirus. Nagu näiteks eile me sõime õhtust pitsa kohas ja Keller ütles veel üks kirjanik. Praegu on linn kirjanikke täis. Tundub, et nad on igal pool. Et mina tundsin Borgesega täpselt sama, et igas tekstis on Borges. See on raske, et mina eristasin teatud kasutused. Ma ei taha väga täpsustada, sest see on tehniline, aga Villa Mata, Agustín de Mayo,
need on kirjanikud, kes on Borget kirjutanud. Tundub, et see on rohkem meeskirjanike rida. Ja ma ütlen, kas on väga huvitav teema. Ja samuti on et on samas on kirjutatud Poolas, kuidas on mõjutanud kirjandust Hiinas, igal pool mujal, aga mitte Hispaanias. Et tundub, et teda kardetakse nii palju ja seda on natuke raske uurida. Järelikult paljud asjad juhtuvad juhuslikult. Et sa jõudsid Borgeseni juhuslikult, sa jõudsid Hiinasse, pruudid, sõbrad, kõik juhuslikult. Milline on sinu Borgese lemmikjutt? Oi, see on väga raske küsimus. Kui mul oleksid lapsed ja küsiksin, millist ma kõige rohkem armastan, see oleks umbes samasugune küsimus, oleks lihtsam seda öelda. Et see on väga tõsine asi. Milline on minu Borgese lemmiklugu? Pole midagi. Ma arvan, et surematu. Nüüd kõik palun minge lugege Surematut. Samuti tahtsin öelda Vilja Matase kohta, et on vähemalt 2 raamatut, eesti keelde tõlgitud 3 isegi. 3 tõlgitud ja üks neist on Toledo kirjastuse välja antud. Nii et ka eesti keeles on seda raamat, nii et palun jah, lugege ka Vilja Matast. Sa oled kirjutanud pärast raamatut Elus asjad veel ühe raamatu nimega Puu tuleb. Millest see raamat räägib? Minuga on see, et ma alati kirjutan, mitte küll alati, aga väiksest peale juba palju enne seda, kui minu raamatut on avaldatud, et aga lihtsalt varasemad raamatud olid ainult sõpradele. Kui Elus asjad välja tuli, läks seal väga hästi, palju paremini, kui ma arvasin ja see ehmatas mind ära. Mulle tundus, et ma pean ainult kirjutada uuesti selle sama raamatu. Nii et otsustasin teha midagi täiesti erinevat. Puu tuleb on natukene nagu utoopia, aga mitte täielikult. Saadetakse kosmoselaev kuhugi mingisuguse teisele planeedile. Ma ei räägi siin teaduslikust aspektist, see ei ole oluline. Ja seal on sõda. Ja kui nad kohale jõuavad, siis nad unustavad, mida nad sinna tegema läksid. Nad ütlevad, et unustame maa ja alustame täiesti uuesti. Nii et see on nagu utoopia projekt. Nad ei tea, kas läheb neil hästi või halvasti. Ja järgnevad põlvkonnad mäletavad asju maal juhtunust, aga valesti. Näiteks sõnamängud hispaania keeles, näiteks matrimonio, abielu. Seal on trinomio, mis on nagu 3 asja kollektsioon. Järelikult see on matrinomio ja nad abielluvad 3-kesi. Nad täna abiellume ühe inimesega ja homme kellegi teisega ja teeme iga kord peo, eks? Ja nad saavad asjadest nagu valesti aru. Ja 250 aastat hiljem saadetakse antropoloog üritama välja uurida, mis juhtus selle tsivilisatsiooniga. Ja ta saab täieliku kultuurishoki. Ja sealt siis see raamat algabki. Kõlab väga huvitavalt. Mulle meeldib. Ja see on täiesti erinev elustest asjadest. Nii et räägime nüüd natukene sellest. Milline oli selle vastuvõtt Hispaanias või üldiselt hispaaniakeelses maailmas? Lugejad, kriitikud, mida nad arvasid? See on väga huvitav. Hispaanias oli väga hea kriitika, aga nüüd oli enam-vähem. Aga välismaal läks raamatul palju paremini. Näiteks Kreekas väga hästi, Ameerika Ühendriikides, Eestis, ma loodan samamoodi. Ühendkuningriigis samuti, see on imelik. On sul mingisugune seletus, miks see nii oli? Ei?
miks Hispaanias nii hästi ei läinud? Ma ei tea. Võib-olla ma ei ole nii hispaanlane. Jah, aga see... Võib-olla tundub see välismaalastele eksootilisem, huvitavam. Noored, Hispaania poisid, Prantsusmaal. Võimalik. Prantslastele see ei meeldinud. Ma mõtlesin küsida selle kohta, et kuidas hispaanlased ja prantslased läbi saavad, aga ma ei tea, kas ma peaksin seda küsima. See on oluline, et raamatus on see suht halb, et meil on see ettekujutus, et see läbisaamine on halb. Napoleon tuleb Hispaaniasse ja see on kuidagi imelik, see mälestus, et prantslased tunduvad meile natukene pedantsed. Ja mina olen ka ju natukene alžeerlane, nii et ma tean, et need on eelarvamused, aga minu raamatus on ju ka tegelastel eelarvamused. Jah, ma arvasin, et üks asi ei välista teist, et on ka teatud imetlus. Ja, kindlasti kohe kirjanduslik, filosoofiline, kulturaalne. Prantslased oskavad teha igasuguseid asju. Historia cultural. Vale, entonces algunas preguntas sobre... Mõned küsimused selle raamatu kohta, et mida sa arvad eestikeelsest kujundusest? See meeldib mulle väga. Võiks mõelda, et see raamat on kanadest. On see raamat kanadest? Jaa, samuti, muuhulgas. On üks koht, kus ma ütlen raamatus, et see on nagu viha, loomade viha nagu ahel, et meie vihkame oma ülemusi, ülemused vihkavad oma ülemusi ja töölised, kõige madalamal asuval töölised, nemad ei vihka kedagi, sest kanad ei saa mitte kedagi vihata. Kuigi tegelikult ma ei tea, võib-olla saavad, võib-olla kanad vihkavad kõike, aga nad ei saa midagi öelda, et jah, nad ju nokivad sind. Meil on nagu suured kindad, sest nad nokivad su käsi. Jah, aga nad ei saa ennast kaitsta. Vaatame, mis küsimusi veel on. Ma loen ühe tsitaadi raamatu algusest. Paradoksaalsel kombel olen mina, kes ma ennast kirjanikuks ei pea, enam mitte, esimene, kes kuninga alastust kuulutab, esimene, kes võtab sõna vaprusega, mille toob kaasa ametikunsti ornamentika mittetundmine, esimene, kes räägib ainult seda, mis juhtus ja ei midagi muud. See on alla tõmmatud, et ainult seda, mis juhtus ja ei midagi muud, aga tegelikult see ei ole tõsi, eks? Et enne, kui me jõuame sündmusteni, peab läbima metakirjandusliku labürindi probleemidest selle kohta, kuidas lugu kirjutada. Et mis oli selle raamatu osa funktsioon? See on tähtis küsimus. Ma arvan, et paljud Hispaanias lugesid seda valesti või nagu literaalselt, nagu sõna-sõnalt, nagu jutustaja võib tahaks rääkida täpselt nii, nagu asjad juhtusid, kuigi see on võimatu. Et selle funktsioon on kuidas edastada kogemust. Sest jutustaja Muniril, minul, kes ma ei ole mina, ühel hetkel läheb ta tööle kanafarmi, kus ta peab vaktsineerima kanu 7 tundi järjest, siis jõuab tagasi kämpingusse ja ütleb, et ma hakkasin veganiks. Ma ei taha mitte kunagi enam süüa kana, mune, mitte midagi. Ja tema kaaslased ütlevad, miks? Ja ta ütleb sellepärast, et see on ainukene viis on seletada, näidata teile, mida ma tegin, et see on sinu kogemus. Ta ei ürita neid veenda, sest ta teab, et ainukene viis
see ei tähenda, et ma üritan inimesi veganiks muuta. Aga see ongi see kirjanduse tugevus, et tuleb minna ringiga. Nagu ma tahaksin öelda midagi muud, et sa saaksid aru seda, mida ma tahan öelda. Ütleme näiteks, et sul on prillid ja sa ei näe samamoodi pilte või joonistusi nii, nagu mina neid joonistan. Ehk teisisõnu, mina pean teistmoodi joonistama, et sina näeks seda nii, nagu ma tahan. Kirjandusega on samamoodi. Et mu eesmärk on see, et lugejad oleksid valvel. Me ei tohi usaldada kirjanikke ega eriti kohe jutustajaid. Alati tuleb neid peab seal olema umbuske ja Borgesel oli samamoodi. Ja muidugi mitte küll alati, aga väga tihti on see jutustaja Borges, kes valetab rohkem kui räägib. Ja kas kellegist on saanud vegan? Minust. Teistest ei. Mitte sinu teada. Ei, ma tean, mitte kellestki pole saanud veganit. Saa seda teada kõik. Lugejaid on maailmas palju. Ma mõtlen, et raamatus, ma räägin kõikidest lugejatest. Ja, ma arvan küll, et et on saanud küll. Mul on sellest tegelikult ükskõik. Või see ei olnud asja mõte raamatu kirjutamisel. Jah, aga see on huvitav. Ma olen kuulnud, teatud lugejad on öelnud, et nad jätavad selle osa vahele. Et see on selle lugejate probleem, et nad tahavad teada, mis juhtub, nii et nad jätavad vahele selle sissejuhatuse ja nad tahavad kohe liikuda juurde tegevuse juurde. Kas sa arvestasid selle võimalusega? Ja Klarika räägib, ma seletan natuke neile, kes ei ole lugenud, see esimesed peatükid on natuke teoreetilisemad, sellepärast, et jutustaja on pedant. Aga ma tegin selle osa suhteliselt lühidalt. Mul oli oluline seada see raamistik. Jutustaja on loo osa. Et ei saa lihtsalt tühjast kohast juttu võtta, see tuleb kuidagi raami panna. Ja aga see on 10 lehekülge, see ei ole ka liiga palju, aga kohe alguses räägitakse sellest, kuidas ma hakkan seda kirjutama, kuidas Borges seda teinud oleks ja sa ei taha rohkem lugeda. Aga ma olen näinud ka videoid inglise keeles sinu lugejatest. Ja ma arvan, et oli üks inglise seniora, kes proua ütles, et ta ei olnud mingisugune professor. Et ta ütles, et see on raamat sellest, kuidas kirjutatakse raamatut. Ja Kanada osa on kõige tühjem, et kõige huvitavam oli kirjanduse teooria. Pero eso, claro, tú no lo puedes decir ya, como lo leen los lectores, pero a mí me sorprendió también, porque lo lógico es lo otro, lo que hablamos antes, que la gente quiere saber qué pasó con los chicos ahí en el camping, pero esta señora va y dice que no le interesaba tanto eso, sino como que era un libro sobre... Sellepärast on siin ka pilt kanast. See on kõik omavahel seotud. On see nüüd raamat kanadest või on see raamat sellest, kuidas kirjutada raamatut kanadest? See oli minu küsimus. Ma arvan, et see on tegelikult raamat, mis räägib kanade ja kirjutamise omavahelisest suhtest. Minu jaoks on see väga poliitiline raamat mitmes mõttes. Ja kui ma kirjutasin, siis minu jaoks oli väga oluline mitte tuua kokku erinevaid sotsiaalprobleeme, vaid
näidata, millised on nende omavahelised seosed, sotsiaalprobleemide seosed ja lasta lugejal teha ülejäänu. See on raamat sellest, kuidas kirjutada raamatut, aga oluline on siin, et kirjandus annab meile võimaluse väljendada oma kogemust, näiteks seos kanade ja sisserändajate vahel, sest enamasti ongi need töötajad ju sisserändajad, see on toidutööstus, samuti on see seotud Prantsuse haridussüsteemiga, seal töötavad õpilased, kes teevad suvel seal lisatööd, teenivad raha. Samuti see, kuidas naisi selles raamatus kirjeldatakse, millisest sotsiaalklassist nad on. Minu jaoks oli oluline, et see ei oleks ainult üks teema. See ei ole ainult kanadest. Jah, kanad on võib-olla see, mis väljendab seda, et mis on kõige madalam. Kana on kõige madalam ühiskonnas. Pole isegi oluline, kas ta elab või sureb. Kana on siin pigem sümbol. Minu jaoks on kirjandusel võime tegelda probleemide omavaheliste seostega. Minu jaoks on igav, kui raamatus on ainult üks teema ja mulle ei meeldi, kui raamat annab vastused. Raamat peaks siin päeva mõtlema. Ja sa ütlesid, et raamat oleks igav, kui see oleks lihtsalt ühest teemast, aga selliseid raamatuid on tegelikult ja need ka müüvad Hispaanias vähemalt. Ma ei tea, mis kell praegu on, aga võib-olla oleks hea hetk lugeda ette üks lõik raamatust. Vabandust, ma unustasin raamatu maha ja loen seda siit samast. Ja eesti keeles kuulame ka tõlget. 29. juuli esmaspäev. See on selline raamat, mis on siis kuupäevastatud. Olen teeninud natuke raha ja olen nüüd vegan. Tänane töö pani mind mõistma loomade ärakasutamistööstuse tõelist olemust. Koht meenutas mulle maailma lõppu, hiiglaslik teisaldatav ja lumivalge angaar keset kõrbenud niisupõldu. Taamal tõuseb päike, mis tahaks katta kõik asjad koidiku kirgaste värvidega. Como un saco de patatas gigante y blanco y brillante y una escafandra del mismo material con una ventanilla transparente en los ojos. Luego nos ha rociado con una especie de manguera desinfectante. La escena me ha recordado a los documentales de nazis, pero aquí no estábamos desnudos, sino angaari sai sisse mingi kõrval asuva putka kaudu, seisime ritta, loomaarst andis igaühele lastlast plastikust üldlikonna, mis oli nagu hiiglasuur ja valge helendav kott. Tunni aja pärast olin juba välja higistanud viimse kui veetilga, mis mu kehas leidus. Vaatamata sellele, et suutsin seda taluda, julgen siiski kirjutada, et kuumus oli talumatu. Minu töö seisneb järgmises. Michelle, kes on kahtlemata ainuke sõbralik nende seas, kes täna minuga töötasid, valis mind endale kaaslaseks, arvatavasti kaastundest. Läksime koos ühe ilmatu pika vahekäigu lõpuni. Igas vahekäigus on 7 rida puure. Igas reas on 100 puuri ja igas puuris 20 munejat kana. Viimase rea viimane puur on tühi, nii et meie pidime haarama ühe kana eelviimasest, vaktsineerima ja tõstma viimasesse tühja puuri. Sel kombel on alati üks tühi puur, et saaks teha ümbertõstmise. Süsteem on optimaalne ja ad infinitum korratav. Mina olen see, kes kana kinni võtab, nii et minu jaoks on see attrapage üks variant. Munejad kanad on seda küll üle stimuleeritud ja hormoone täis ja see muudab nad teistest märksa agressiivsemaks, nii et tegelikult on see töö raskem kui l'attrapage. Pealegi on mul raske ulatuda käega puuri tagaossa, kus nad hunnikus kükitavad. Michelle kohtleb kanu vaenulikult, ent siiski on ta teistega võrreldes lausa ingel. On näha, et ta on seda palju kordi teinud. Annan talle kana, ta vaktsineerib linnu kirurgi täpsusega ja heidab selle järgmise puuri tagaossa. Vahel kuuleme, kuidas mõnel linnul murdub jalg või tiib ja Michelle irvitab ja sõimab kana sõlaga, mida ma skafandri tõttu ei kuule. Tahan teda vihata, aga vaatan teisi, kes on palju hullemad, ega suuda hoiduda vihkamast neid kõiki.
tõlki, kes omakorda arvatavasti suunavad oma viha kanade vastu. Seal lõbe vahel. Kana ei saa kedagi vihata. Hommikul vara leidsin mõnikord vigase või surnud kana. Viimasel juhul käsib reeglistik kutsuda loomaarsti, et laip minema viia ja elusa linnuga asendada. Kell 11:30 tegime ettenähtud puhkepausi. Meile anti pudel vett ja lõunasöök, mis koosnes paneeritud kanakoibadest pappkarbis. Nii kui selle avasin, teadsin kindlalt, et elu sees ei söö ma enam kana ega mune ja arvatavasti laiendan seda otsust piimale, jogurtile ja kõigile teistele loomsetele toiduainetele. Michelle kaalub ilmselt umbes 90 kilo, nii et tema jaoks polnud probleem pärast enda lõunasöögi lõpetamist ära süüa ka minu oma. Loomulikult ei tunnistanud ma oma vastikust, ütlesin lihtsalt, et mul pole kõht tühi ja et Hispaanias süüakse hiljem. Sa lugesid väga kiiresti seda? Jah, ma loengi kiiresti. Mul on veel üks küsimus. See on lugejatelt. See ei ole minu küsimus. Võib-olla pärast seda juba saame võtta ka saalist mõned küsimused. Oleme rääkinud üsna pikalt kahekesi ja siin omavahel igasugu peentest teemadest. Raamatu lõpus kui nad juba Hispaaniasse tagasi jõuavad, jutustaja leiab oma särgi taskust mõned seened, les champignons, mis on väidetavalt need geneetiliselt muundatud organismid, ma ei tea, mis need täpselt on, ja ta viskab need aknast välja. Ja üks lugeja küsis, kas see ei ole vastutustundetu tegu inimese poolt, kes on näinud tööstusliku põllumajanduse õudusi ja hakanud veganiks ja nüüd ta viskab aknast välja sellised asjad. Tõepoolest. Ma arvan, et peategelased on siin väga sageli vastutustundetud. Me ei saa alati usaldada jutustajat. Minu jaoks ei ole oluline, kas lugejad toetavad või mõistavad hukka tegelasi. Samuti on ju vastutustundetu visata pudeleid kämpingplatsile ja omavahel vaielda. Jah, see on vastutustundetu, aga see on asi, mida noored mõnikord teevad ja kämpingu juhatajal ei juhtu sellest midagi väga hullu, aga sellele lugejale see tõesti jäi kõrva, et see võib suurema probleemi põhjustada. Tõepoolest, need on geneetiliselt muundatud seened, see ei ole lihtsalt paar tera maisi. Loomulikult on see vastutustundetu, aga mulle tundub, et see ongi väljendus sellest, kuidas need tegelased on viimse piirini viidud, nad on niivõrd kurnatud. Sellel raamatul ei ole õnnelikku lõppu, nad muutuvad küüniliseks. See ei ole minu poliitiline väljendus, kuid see on see, mis seal juhtub. Töösüsteem ongi selliseks loodud, see on ajutine töösüsteem, inimesed ei räägi isegi sama keelt ja see süsteem kurnab inimesi ja lõpuks nad lihtsalt teevad midagi sellist rumalat. Ja kõik, mis seal kämpingus toimub, seal pinged kasvavad, samuti on ka lugejaid, kes on öelnud, et miks nad nii või naa käitusid, aga minule tundub see tegelikult loogiline. Aga nüüd võtame saalist mõne küsimuse. Et kui keegi tahab küsida, siis palun andke märku, ma ulatan mikrofoni, et saaks tõlkida eesti keeles või hispaania keeles küsida. Mina küsin alustuseks üle ühe küsimuse. Väga lihtne küsimus. Mis on küsimus, mida sult kõige rohkem on küsitud selle raamatu kohta? On küsitud, kui palju sellest on tõsi ja kui palju on välja mõeldud? See on küsimus, mida kõige rohkem on tõesti küsitud. Väga oluline asi selle raamatu juures on selline see, et see on kriitiline eneseiroonia, see on küll
fiktsioon, aga näiteks esimene peatükk on selline, seal on väide, et peaaegu kogu kirjandus, mis on enesekriitiline, on kirjutatud meeste jaoks. Niisiis, ükskõik, kas me räägime reisimisest või seksuaalsuhetest või millest iganes, et see on kõik selline meeste keskne ja see on ma olen kriitiline selle suhtes. Palju on selliseid autoreid, kellelt küsitakse, kui palju on tõsi, kui palju on vale. Mind see küsimus ei häiri. Ja samas ma ei ütle, et osa sellest raamatust on puhas vale, aga ütlen nii palju, et mõned asjad, mis arvatakse olevat tõsi, on vale ja vastupidi. Ja mõned asjad, mis tunduvad, et on tõesti olnud valed, tegelikult juhtusid. Ja näiteks see võitlus, kus pudeleid loobiti, see oli tõsi. Aga mõni teine koht on jälle välja mõeldud, nii et minu jaoks ongi see, kuidas kirjanduses need kaks poolt kokku tulevad ja omavahel suhestuvad. Ma teadsin, et seda sult palju küsitakse. Mina tahtsin hoopis küsida, miks inimestele see kõik nii palju korda läheb. Ma arvan, et nad on uudishimulikud. Jaa, aga kui nad seda lugu loevad, mida see neile annab? Ma arvan, et selleks, et nad seda raamatut loeksid, neile peab pakkuma kas mina või raamat ja mina ei ole eriti huvitav, nii et eks neile peab see raamat ju kuidagi huvi pakkuma. Ja see on küll selline raamat enda kohta. Jah, võib-olla kui seal oleksid raamatus inimesed, kes on elanud siin Tartus, keda ma tunnen, see võiks tunduda põnev, aga kui need on inimesed, kellega ma ei oska kuidagi suhestuda, siis miks see inimestele huvi pakub? Jah, tõepoolest autofiktsiooni kirjanikuna oleks siin imelik midagi teha siin mingeid hüpoteese, sest see on ka küsimus, millega mina mängin ja inimesed ei taha ju, et neid ninapidi veetaks. Ja seal ongi kirjanduse iva tuua kõik kokku, seogada seda omavahel ja tõde kirjanduses ei ole reaalsus. Näiteks kui üks päev sajab vihma, siis see ei tähenda mitte midagi, see tähendab, et pilvedesse on jõudnud vett, see ei pea olema mingisugune kirjanduslik tõde. Vihma sajab. Jah, võib-olla pole see täpselt sama, aga ma olen kuulnud sellest, et filmi tehes, et kui nad tahavad, et vihm oleks nende filmis, see ei saa olla tõsine, nad peavad voolikust vett kallama, sest muidu see ei tundu vihm. Et see on tõsi, et selleks tuleb minna tiiruga või tuleb minna ringiga, et rääkida tõtt. Aga lõpuks tuleb välja, et inimesed tahavad, et neid petetaks. Et teatud asjadest aru saada. Et nad saaksid aru, et sajab või et näiteks Don Quixotes, mis on väga geniaalne raamat. Ma näitan, et seal on üks hulltegelane. Ja et ei saaks aru inimesed, et ta on hull, ta teeskleb, et ta on hull. See ongi see niimoodi kirjanduse olemus. Kirjandus on petmine.
ja kirjanikud petavad ja ei räägi tõtt. Engañar para decir la verdad. Ya. Ma küsin eesti keeles, et olete te lugenud Han Kangi raamatut Taimetoitlane, et seal on see liha söömine ja mittesöömine ka selline ütleme kriitilise tähtsusega teema. Et mu küsimus on tegelikult mitte see tema raamatu kohta, et ma küsiks, et miks see liha söömine üldse on nagu selline kultuuriliselt oluline või küsimus või miks see inimestele korda läheb, kas teised söövad liha või mitte, et teie tegelane ka ei tahtnud väljagi öelda seda, et ta nüüd enam liha ei söö. Et ma võtan lühidalt kokku, et miks liha söömine on selline asi, mille üle peab diskuteerima, miks keegi peab üldse selgitama seda teie hinnangul, kas ta sööb liha või ei söö liha, kelle asi see on? No, Me he perdido el principio. Alguses mainiti raamatit veganlusest, ma ei mäleta, mis raamat see oli, aga küsimus oli, miks kultuuriliselt on see nii oluline süüa liha? See on nagu alkoholiga, et miks sa ei joo, miks sa ei söö liha? Miks tuleb seda varjata, et sa ei söö enam liha või sa ei taha öelda või ma ei tea, kas sinu tegelane mingil hetkel peab seletama seda ja see tekitab mitte viha just, aga tõrjumist. Kuidas sa ei söö liha? See küsimus oli, miks on see kultuuriliselt oluline? Kas me sööme liha? Mida sina sellest arvad? Esiteks peame ütlema, et mul juhtus selle raamatuga elus asjad niimoodi, et mõned veganluse programmid, saated kutsusid mind rääkima. Ma tunnen, et mina olen täiesti tavaline. Ma võiksin rääkida kirjandusest, aga ma ei ole veganluse ekspert. Ma arvan, et see on väga keeruline küsimus. Ja ajalooliselt samuti ja geograafiliselt samuti. Näiteks Hiinas, kui sa ütled, et sa ei söö liha, arvatakse, et sa oled budist. Kui Hispaanias ütled, et sa ei söö liha, on see samuti probleem. Sest Hispaanias on liha kuidagi nagu sümbol. Inimesed mäletavad 40. aastate sõjajärgset armedust. Kui taldrikul oli liha, oli see sümbol selle kohta, kuidas rikkus tuleb tagasi. Kui keegi siis vabatahtlikult loobub lihasöömisest, on see justkui solvang. Minu vanaemale oleks see solvang. Ma arvan, samuti on see seotud mehelikkusega. On raamat liha seksuaalpoliitika ja on väga palju raamatuid, näiteks Argentiinas ründad nende rahvussümbolit, kui sa liha ei söö. Ja see on ka väga tugev tööstus, on reklaamikampaaniad, et inimesed sööks rohkem liha, see on väga keeruline teema. Ma arvan, et sa juba tead seda kõike, aga veganism pole ju ainult mitte liha söömine. Kui sa näiteks ütled, et sa nahka ei kanna riietusest, keegi ei ütle mitte midagi. Aga kui me räägime söögist, siis see nagu kuidagi isiklikult puudutaks meid. See oleks minu vastus. Ja kui me räägime loomade ärakasutamisest, siis jah, ei, mina jahil ei käiks. Ma saan väga aru, aga see ei ole ärakasutamine, jaht, ja on. Või see on tapmine. Jah, aga see on väga hea küsimus. Me peame aru saama, et igasugust veganeid on religioosne, poliitiline, spirituaalne.
see kõik oleneb. O sea, por ejemplo, yo Näiteks conozco mina gente que tunnen solo inimesi, come kes aquello que söövad mata. ainult seda, mida nad ise tapavad. Sí, porque se supone que hay el Ja nad animal ütlevad, sufre et siis bastante menos loomad kannatavad Claro. vähem kui näiteks mingis farmis. Y normalmente esa gente come bastante Ja más nad, carne que la gente que ja va a nad comprar söövad al vähem supermercado. liha Entonces, kui bueno, need, kes ostavad hay seda muchas poest. aristas ahí. Et Pero on sí, en väga general, un erinevaid vegano no cazaría, yo creo. varjundeid, aga ma arvan, et üldiselt vegan Sería vist raro ei que läheks sería jahile, raro, see oleks sería raro. imelik. Suur aitäh huvitava vestluse eest. Ma tahtsin küsida võib-olla natukene ootamatu küsimus, aga milline oli raamatu vastuvõtt Ladina-Ameerikas, sest mõnikord on meil natukene naiivne ettekujutus, et need rahvad seal on natukene vähem tarbijad, vähem seotud autentsete asjadega. Ja see on üldiselt huvitav, sest et Eesti on pisikene, et kuidas kirjanik tunneb, kui on nii palju edu, kui lugejaid on nii tohutult palju ja kui seda teksti pole vaja tõlkida. Gracias a ti. Es muy buena pregunta. Aitäh, No te puedo see on responder väga hea porque küsimus, ma ei saa prácticamente vastata. No sé. O sea, es que, claro, fíjate lo que has dicho, ¿no? Que el Te espacio histórico ütlesid, lo sientes et como muy Eestis pequeño. on see ruum on väga väike, aga Hispaanias on, või hispaaniakeelne ruum Que un libro on väga trascienda palju las väikseid fronteras de su ruume. país. Mi libro Et sí se ha llegado minu a Argentina, raamat pero al final es un libro on muy ületanud influido por Borges, por Piglia. piirid on jõudnud Argentiinasse, kus on Borges, Mehhikosse, aga tegelikult väga palju kaugemale mitte, et nagu Eestis loetakse seda rohkem kui Mehhikos. Nii et peale Argentiina ei tea ma väga palju, et seal seda loetaks. See on imelik. Näiteks Boliivia autorid ei loeta teistes Ladina-Ameerika riikides, et selles suhtes, et see on kurb, et meil on sama keel, aga mitte sama ruum. Ja see on huvitav, et ma ei olnudki sellele mõelnud. Ma ei tea, mis juhtub suurte kirjastuste puhul. Et et on väga palju vaja levitada neid ja reklaamid teha. See on probleem, sellepärast, et hispaania keel nagu saaks igal pool lugeda, ehk siis teised sõnu seda, et ma mäletan näiteks, et Brusquetti teose puhul, et mulle tundus, et see ei olnud argentiinlase kirjutades, ehk siis teised sõnu tuleb nagu muuta seda kirjutamisviisi, et seda saaks eksportida. Et mind huvitas ka kunagi see, et neutraalne hispaania keel on kuidagi nagu imelik, eriti kui me räägime tõlkimisest. Et ma arvasin, et kirjanikud kasutasid seda vähem, sellepärast, et nad on uhked, nad on loojad, aga nad tahavad ka müüa oma teost, aga tõlgete puhul on see väga oluline teema ja neutraalne hispaania keel, universaalne selline on üks ja samas on hästi palju variatsioone filmide dubleerimises näiteks ja üks Mehhiko õpilane tudeng tegi uurimustöö selle kohta, kas hispaania keele variatsioonid filmi dubleerimisest Ladina-Ameerikas, et kuidas seda mõjutas väga Hispaania-Mehhiko keel, või Mehhiko-Hispaania keel. Ehk teisisõnu on olemas hierarhiad turul ja kõik see, ehk siis need väiksemad rahvad, kui nii-öelda peavad tarbima hispaania keelt, mis ei ole nende hispaania keel. Ja kirjanduses eriti tihti olid näiteks katalaani tõlkijad, näiteks Barcelonas on kese ja siis on kurb, et kui sa ei saa aru kohalikust keelest, võid sa ju kasutada subtiitreid, aga subtiitrid on väga kuulus juhtum näiteks Rooma
filmi kohta, kus olid Netflixis olid hispaania keele jaoks subtiitrid ja mina näitan seda mõnikord oma tunnis neid tekste ja välismaalased saavad väga hästi aru sellest originaalist, et kuidas siis hispaanlased sellest ilma subtiitriteta aru ei saa. Ja minu meelest on ka nende inimeste reetmine, kellel on kuulmisega probleeme. Jah, et see on uskumatu, et sellised asjad juhtuvad. Et see on imperialismi jäänused ja hispaania keele imperialismi. Et see, et mind ei loeta Guatemalas, no olgu siis, et nad peaksid lugema hispaanlaste teoseid. Aitäh, ma tõusen püsti. Munir, väga tore kohtuda. Mina olen siin nädal aega olemas, ma ei tundnud sind, ma ei olnud sinu teost lugenud, aga oli väga huvitav. Ma tegelen sotsioloogiaga ja see teos on väga huvitav, et mina olen ka taimetoitlane ja see kõik on väga huvitav, et selle kohta õpitakse palju ja taimetoitlasest ka loetakse ja seega siis ka praktiseeritakse rohkem. Ja see, mida sa rääkisid liha kohta, on väga oluline, et sotsioloogias on meil küsimus, et mitu korda oled sa seda liha tarbinud ja see nagu näitab, et kui palju raha on, eks ju. Ma tahtsin küsida, et kas sa jätkad sellise kirjandusega? Et kas sa kirjutad veel rohkem keskkonnast või taimetoitlusest? Kas see huvitab sind? Ja ka praktiline küsimus, et räägime et sa lähed Madridi kirjelduslaadale, eks? Aitäh küsimuse eest. Et jah, tõesti paar aastat tagasi mul ei ole nii oluline teema kui vorm. Et ma saan öelda, mis on minu järgmise raamatu vorm, aga mitte teema. Mitte, et ma oleksin teemade vastu või sisu vastu, aga mu viimane raamat on lühijuttudest. Ja üks nendest lugudest on ühest välismaalastega tegelemise keskuses või kinnipidamise keskusest, CS-st. Ja see on poliitiline teema, et ma ei jäta seda kõrvale, aga ma ei otsi neid teemasid. Ja ma arvan, et kui miski puudutab sinu elus, jõuab see ka sinu kirjandusse. Nii et edaspidi töötan ma oma kasseti kallal. Aitäh. Kas on veel küsimusi? In Estonian. Gracias. Mul oli hiljuti tore võimalus käia Barcelonas ja külastada seal ühte maailma parimaks nimetatud raamatukogu. Meie raamatukogude organisatsioonid valivad igal aastal maailma parima raamatukogu ja see oli Biblioteca Gabriel García Márquez. Aga samal ajal toimus ka seal väga äge pidustus Sant Jordi ehk siis meie raamatu ja roosipäev, et rahvast oli tohutult, kirjandus oli ülipopulaarne ja need järjekorrad, mis olid autogrammide saamiseks, olid meeletud. Et minu küsimus on, kuna te olete palju reisinud, siis kuidas te võrreldes erinevaid riike arvate, kuidas läheb Hispaania kirjandusel, kuidas läheb Kataloonia kirjandusel täna? Aitäh.
Es una tesis doctoral eso. see on teema, millest võiks kirjutada doktoritöö. Mulle tundub, et Hispaania kirjandus Que habría que ver qué es la literatura tuleks española. kõigepealt defineerida, mis on Hispaania kirjandus, sest see omaette on väga keeruline La küsimus. tradición en catalán o en euskera. Katalaani ja baski kirjandus ei ole tingimata Hispaania kirjandus ja samas on ka Hispaanias kirjandust, mis ei ole Hispaania kirjandus. De autores, por ejemplo, Ja kui siis võtta ka kirjanikud nagu Gabriel Garcia Marquez, kes võib-olla, või siis Vargas Llosa, kelle viimased raamatud ei ole nagu Hispaania kirjandus. Kui vaadata 50 parimat raamatut viimase 50 aasta jooksul Hispaanias, siis seal ei olnud näiteks ühtegi Vargas Llosa või Bolaño raamatut. Ja mina sündisin Hispaanias, aga kui ma näiteks olen sündinud Dominikaani vabariigis ja siis ma pooleaastasena kolin Hispaaniasse, kas ma olen siis Hispaania kirjanik või mitte ja nii edasi. See on väga keeruline küsimus. Mulle tundub, et Hispaania kirjandus on kannatamas sellise realismi haiguse käes. Neile meeldib selline realism, aga Ladina-Ameerikas on rohkem sellist paindlikkust ja seal on jah, rohkem, mida kirjandus saab ära kasutada. Hispaania kirjanduses viimastel aastatel on juhtunud nii, et me vaatame teistes Hispaania territooriumil keeltes avaldatavat kirjandust ja me ei näe seda kuidagi erinevana. Näiteks Ecuadorist pärit raamat on sama väärtuslik nagu Hispaanias kirjutatud raamat. See traditsioon on sama, see on hispaania keeles. Mulle tundub, et me hakkame selleni jõudma ja see on selline üleminekuperiood, kus autorid, kirjanikud vaatavad Ladina-Ameerikat rohkem võrdsena ning me mõistame, kui palju meil on sellelt õppida. Cristina Morales on üks erand, tema on väga omapärane kirjanik, aga teised tänapäeva kirjanikud, ma ütleks, on tihedas dialoogis Ladina-Ameerika kirjandusega. Me võiks sellest teemast rääkida muidugi tundide viisi. Hispaania kirjanduses on väga olulisel kohal auhinnad. Ja samuti ja Hispaanias on hea kirjanik see, kes on saanud kirjandusauhinna, aga Argentiinas on näiteks hea kirjanik see, kes ülikoolis õpetab, nii et väga erinevad on kriteeriumid. Kas veel küsimusi? Minul on üks tehniline küsimus. Kui ma töötasin selle tõlkega, siis ma märkasin, et sa kasutad väga palju sulgusid. Ma ei tea, mida tõlkija sellest arvas, sellest me ei ole rääkinud. Milleks see kõik? Ja teiseks, sinu teistes raamatutes on sul näiteks araabia keelseid, hiina keelseid sõnu. Kas see on kõik selleks, et lugeja elu raskemaks teha või on see kuidagi sinu käekiri? Ja keeruline küsimus muidugi.
aga väga hea Yo küsimus. creo que lo de los paréntesis está en un orden Ma distinto al de ütleksin, las palabras en otros et idiomas. sulgude puhul Yo creo que lo de los on paréntesis para mí era en ese momento muidugi sõnade järjekord erinev erinevates keeltes. Minu en el que jaoks aparecen distintas voces, on interrumpen, ¿no? see Como las küsimus voces que sellest, tenemos en et la meil cabeza. on võib-olla peas samal ajal Mira, es mitu una técnica mitu häält, mis räägivad, Lo de las palabras en otros idiomas, aga mis nüüd puudutab teistes keeltes olevaid sõnu, pero a mí me siis parece que hay que hacerle un sõltub. poco la vida difícil. Minu jaoks jah, osaliselt on see selleks, et lugeja elu keerulisemaks teha ja lugejana ma olen tänulik selle eest või oleksin tänulik. Mulle tundub see selline võimas asi kirjanduses. Näiteks raamatus Puu tuleb, on hiinakeelseid sõnu, aga need on ka lahti seletatud ja tsiteeritud. Aga üks see siia keskustest räägiv jutt, kus on juttu alžeerlastest, kes on kinnipidamiskeskustes. Ja seal oli oluline minu jaoks jätta sisse mõned araabiakeelsed sõnad, sest see oleks muidu olnud puudu raamatust. See oli kuidagi seotud selle saladusega, mida ei tohi välja öelda. Aga näiteks Tuneesia, pealinn Tunes on väljendatud araabia keeles ja see lisab seda värvingut. Me räägime migrantidest, keda koheldakse halvasti ja ma tahan, et ka lugeja tunneks, et teda koheldakse halvasti, sest ta peab toime tulema selle sõnaga. Nii et see võib olla, et tekitada natuke ebamugavust ka lugejas. Seda arvasin ka mina ja mul ei ole midagi selle vastu, et mu elu natuke ebamugavaks mõnikord tehakse. Aga ekraanil on ka näha ühte näidet. Ja minule ka meeldib see tegelikult. Mulle tundub, et luua täiesti voolav tekst on natukene silmakirjalik, sest et see ei peegelda seda, milline elu tegelikult on. Aga meie probleem on siin tõlke puhul see, et eesti keeles ortograafilised reeglid on sellised, et komad võivad olla ainult teatavates kohtades. See on palju rangem kui hispaania keeles. Nii et siin me mõtlesime pikalt, kuidas selle probleemiga tegelda, kas minna vastu ortograafia reeglitele või mitte. Ja hispaania keeles ka ei või tegelikult panna ühe sulupaari sisse teist. Ja minu toimetaja ütles, et seda võiksime muuta, aga mina ütlesin, et ei, need sulud peavad siia jääma. Sest aga jah, koostöö tõlgijaga muidugi on oluline ja ma arvan, et tõlkija lõpuks peaks saama viimase sõna öelda. Mina olen selline tõlkija, kes, kuna ma olen tõlkinud palju autoreid, kes ei ole enam elus, ma ei ole harjunud, et mul on võimalus küsida autorilt ja ma ei küsi ka elavatelt autoritelt üldiselt, mis nende arvamus on. Sest mulle tundub, et kui kirjanik on avaldanud oma raamatu, siis nüüd on see minu kätes. Ma tean, et paljud kirjanikud räägivad autoritega, küsivad neilt asju, aga mina leian, et nüüd ongi see raamat minu kätes, mina tõlgendan seda nii, nagu mina oskan, nii nagu autorit enam ei oleks. Jah, sisuliselt sa nagu tapad mu ära. No ma lihtsalt tunnen, et see on nüüd minu ülesanne jätkata. Kui ma tõlkisin inglise keelest, siis ma rääkisin teinekord autoritega
ja nad ütlesid mulle, et jah, hea küll, sellest võib siin loobuda ja see on väga oluline, ära sellest kohast loobu. Jaa, aga minule meeldib, et see vastutus on minu käes, kui ma teen vea, siis see on minu viga. Näiteks Cortázari puhul on tõesti asju, mida on võimalik mitmeti mõista, laused ei ole mõnikord loogilised, aga see ongi tõlkija töö tulla välja nendest olukordadest kuidagi, sest ka lugejad peavad ju sellest kuidagi välja tulema, nad ei saa helistada lihtsalt raamatu autorile ja küsima. Kui me kunagi tõlgime koos raamatut Puu tuleb, siis mul on tegelikult tõlkimiseks selline pikk juhend, mis ma hea meelega jagan. Jaa, kui selline juhend on olemas, siis hea küll. Sellest võib olla palju kasu. Mõnedel juhtudel autorid on tõesti kirjutanud ju ka lugejale kommentaare või täpsustusi, aga ma ei taha, et minul kui tõlkijal oleks nagu privileeg lugejate ees. Ja kui ma näiteks küsin küsimuse ja mulle ei meeldi see vastus, siis mul ei ole enam vabadust tõlkijana. Ei, mina arvan, et tõlkija tunneb oma keelt ja temal on alati viimane sõna. Tema teab, kuidas on kõige parem oma keeles väljendada ja kui mina tõlgin, siis mulle ka meeldib, kui mul on see vabadus. Jah, aga nii see on tõesti. Nii, kas keegi veel viipab, et tahaks küsida ja mikrofoni? Ei ole. Klaarika, on sul veel mõni küsimus? Ei ole rohkem. Ei ole. Aga siis, kui ei ole rohkem küsimusi, si no hay más preguntas, entonces muchísimas. Sellisel juhul suur aitäh, Munir. Aitäh teile. ¿Qué es esto? Hola. Mulle ka, mis on? Ay, me encanta. Mis sulle kingiti? Oi, see on suurepärane. Patitos leyendo. Creo que son cuervos. Son cuervos mejor. Või koridorist saab veel raamatuid, kes soovib autogrammi küsida kirjaniku käest.